Nii, me nüüd seisame siis selle kurikuulsa kompostiväljaku servas, mis oli vahepeal mitu aastat avalikkusele suletud. Et siin on praegugi veel sellised ringvallid näha ja siin olid tugevad väravad ja tõkkepuud, nii et viimsilane siia ei pääsenud. Aga see pärineb juba aastakümnete tagant ja nüüd igal juhul on õige samm, et vald selle pärast mitmeaastast teema käsitlemist Viimsi uudistes ja teistes kanalites siiski otsustas ära osta. Aga nüüd on siis järgmine küsimus, et mis selle platsiga peale hakata, et siin on igasugused ideid välja käidud, et üks võimalus sellest peaaegu hektari suurusest alast on teha siis selline nagu sissesõidu ja parkimiskoht potentsiaalsele Rohuneeme puhkealale. Aga selle jaoks ta jääb isegi natukene suureks, kui ma nüüd võrdlen näiteks diskgolfi pargiga, mis seal Tädu metsavahi koha vastas on, siis seal on parkla osa on natukene üle 1000 ruutmeetri ja sinna peaks juba 50-60 autot ära mahtuma, mis on üks keskmise ürituse jaoks täiesti paras. Aga mida siis selle ülejäänud tuhandete ruutmeetritega teha, et üks ettepanek, mida vald millegipärast on tõrjunud, et siia võikski siis rajada sellise kaasaegse ringmajanduskeskuse või siis jäätmejaama, mis on nagu tuttavam mõiste.